Siin Alaveskis Võrumaal on üks isevärki loomapark. Kui Tallinnas loomaaias on loomad inimestele vaatamiseks välja pandud, siis siia Alaveski parki satuvad loomad hoopis teisel põhjusel. Tervitus, mina Marko. Tervitus, mina olen Rein. Rein, tervist. Mina Rein olen siin sinu pargis käinud varem ka, nii et mul on siin tee tuttav. Aga millal see park üldse sündis? See park sündis tegelikult 2002 juba, aga ametlikult nagu hakkasime tegelema 2007. 2007 toodigi meile seesama emakaru Mõmsik, kes jäi orvuks ja siis kasvatasime ta üles ja nii järk-järgult see asi edenes. No kas terve pere oli kohe nõus, et jah, hakkame nüüd karusid kasvatama? Sellega oli tükk aega ikka maadlemist, aga see sama esimene karupoeg muutis perenaise mõtlemist radikaalselt, et see karu ongi perenaise kasvatatud, nii et põhimõtteliselt 2 kuud kanti kätel ja kui me poistega küsisime süüa, siis käisti meil minna külmkapi ja kui seal midagi ei ole, siis minge poodi. Et karupoeg oli tähtsam. Aga palju siis praegu siin karusid on? Praegu momendil on meil 5 karu, et emakaru Mõmsik, isakaru Harri, tema on pärit Soomest Kuusamost ja 3 2015 orvustunud karupoeg. 5 karu pole sugugi ainsad elukad, kes pargis varju leidnud. Praegusel momendil on meil 24 liiki loomilinde, aga meile on sattunud ka sellised loomad, kes on mingil põhjusel saanud kannatada, näiteks metskitsed all ja auto alla ja meil olid siin põdravasikad, kes jäid kevadtormiga orvustusid. Ja ilmselt põgenesid nad püssipaukude ja plahvatuste eest. Nende ema aga kadus. Aga kuidas loomad teie juurde ikkagi täpsemalt satuvad? Selles mõttes, et kas inimesed lihtsalt sõidavad ühel päeval teie hoovi ja annavad looma üle, tere, näete, ma leidsin põdra või tere, ma leidsin karu või kuidas see käib? Need orvustunud loomad või mingil trauma tagajärjel siia sattunud loomad on ikkagi Keskkonnaameti poolt meile antud. Et kui te leiate mingi loomalapse, et esimese emotsiooni põhjal ei tohiks neid ikkagi üles korjata. Nii et kui ma leian kuskilt metsast väikse oravapoja, siis ei ole mõtet seda käppima minna mulle? Esimese hooga loomulikult mitte. Selle asemel tuleks teatada loomast hoopis Keskkonnaametile telefonil 1313 või siis nende koostööpartnerile Imeloomade Selts. Vaataks spetsialist pigem üle, kas on vaja see loom eemaldada loodusest või mitte. No, lähme vaatame siis natukene ringi siin teie Alaveski pargis, et mis selle põdra nimi on muidu? Põdrale me nime pannud ei ole, et põder on lihtsalt pull. Kuna tal on sarved ja ta on pull, siis ta on lihtsalt pull. Pull ja ma vaatan, see on üsna sõbralik elukas. Ma õppisin isegi loodusfilmi järgi põdra häält tegema. Seal näidati, kuidas ei reageeri järelikult vale. Ei tea, mis teha. Eelmine küll rääkis minuga natukene, ma mäletan. Tal on söömine. Söömine pooleli, ta ei viitsi mängida. Marko vaatab, et ta jalaga ei töö. Praegu on jooksuaeg. Põdra juurest liigume Alaveski loomapargi kõige staažikama elaniku emakaru Mõmsikuni. Aga kus nad talveks lähevad? Meil oli koobas siin, aga nad lasid selle koopa lõplikult kokku ära. Nüüd peabki midagi puidust ei ole mõtet ehitada, see võetakse lahti. Praktiliselt 2 nädalat oli see kokku lastud ka, nii et hõi, äratus. Tänamatud, ehitagu ise. Tänamatud, jah. No poisid. Hakkagi koobast ehitama, poisid. Talv on tulemas, sügis on käes. Jaa. Mõmsik ootab küll siin natukene suhtlust vist. Aga kas Mõmsik ja Harri on paar või nad lihtsalt taluvad teineteist? Mõmsik ja Harri on paar, neil on olnud 2 pojad, mõlemal korral 3 tükki. Praegu loodab Rein, et otid saavad peatselt uue kodu Lätis.
Kekava loomapargis. Uued kodud on aastate jooksul leidnud ka Harri ja Mõmsiku pojad ning paljud teised päästetud loomad. No sellised suured loomad siiski vajavad päris palju toitu, kuigi me teame, et karu võtab ikkagi väikse mammu ka metsast, kui ta päris looduses elab, aga palju need kokku need 5 karu siis söövad, tarvitavad toitu? 5 karule me anname päevas kahe korraga kokku 80–100 kilo, et loomulikult suveperioodil nad söövad vähem, aga kuna nad on sellised suht sõbralikud karud ja teavad, et homme saab jälle, siis nad söövad seda asja valikuliselt. Sügisperioodil, kui hakkavad rasva koguma, siis anname ka rohkem. Anname lisaks ka mett. Aga mis see tema siis nagu põhitoidus on, mis tal magu täidab iga päev? Põhitoidus on ikkagi liha ja kala. Liha ja kala, jah. Muidugi sügisperioodil ka õunad, pirnid, anname ka tammetõrusid. Tammetõrud ka, jah. Tammetõrusid aitavad korjata Tartu Tammelinna tõrukese lasteaed. No aga kõik see kokku ikkagi nii paljude loomade toitmine, see nõuab päris suuri vahendeid, et kuidas te selle eelarve nagu kokku saate või kuidas te need rahalised vahendid üldse leiate? Rahaliste vahenditega no nii nagu on, aga hakkama peame saama.